Kui naiste tugi- ja teabekeskust ei oleks, siis tegelikult oleks täna nii Eesti kui Euroopa natukene kehvemate teadmistega sellest, kuidas vägivalla ohvreid aidata ja tegelikult kuidas kõiki inimgruppe siis ka ohvrite ümber aidata. Organisatsioon, kes eksklusiivselt tegeleb ühe probleemiga, läheb sellesse süvitsi, ta kirglikult seisab selle teema eest, et see teema areneks ja et meil oleks võimalik abistada siis efektiivsemalt ja midagi pole teha, vabaühendused on oma olemuselt efektiivsemad aitajad. Üldiselt naiste tugikeskuste juurde on võimalik kõige lihtsam tulla läbi ohvriabi kriisitelefoni, mis on 116006 ja kriisitelefon annab sellise esmase kriisinõu. Nad suunavad kohalikku naiste tugikeskusesse. Igas maakonnas on neid siis üks, kokku on meil Eesti peale 17 maakonnad pluss mitu Tallinnas. No kui võtta nüüd päris laia plaani, siis ka vägivallatseja on hädas, lihtsalt vägivallatseja on valinud oma probleemide lahendamiseks teise inimese kallal vägivallatsemise. Me järgmine samm riigina peab olema see, et me tõmbame vägivallatseja põranda keskele ja ütleme, et sa vastutad selle eest, mida sa teed. Kogukond peab ütlema, et selline käitumine ei ole okei ja et valisid tegemise, valid ka vastutamise. Ja see on see, mida tegelikult vabaühendused oma kirglikkuse ja oma sellise fookusega saavad paremini teha kui riik ühe organisatsiooni ja laiapõhjalise teenuste pakkumisega.